Ja kindlasti minu uskumustes ei ole see, et sünnitus on mingi pereüritus, et kõik sugulased tuleb kokku kutsuda ja siis nad osalevad sinu sünnitusel, Mhm, et mhm, mhm. sellele ma ka alla ei kirjutaks, sest igasugune rahvas, igasugune muu liikumine, Ja ükskõik teiste milline tegemised ja isiksus persoon on ju selle juures. ja need tegelikult takistavad, segavad Mhm, emal endasse tulemast ja beebiga kontakti minemast ja selle protsessi sees 100% olemast. mhm. Mul siinkohal tuleb meelde üks lugu, ma ei tea, kas sina mäletad, meil keegi kunagi siis, kui me olime veel vanas asukohas, Liivalaia tänaval, keegi käis ja rääkis, noh, ka ikka needsamad sünnitusega ja teemad, mis olid. Ja üks naisterahvas rääkis sellest, et kuidagi ta üks sünnitanud või noh, sünnitanud, keisri lõpuks sünnitus, mis lõppes äkilise erakorralise keisriga, Mhm. aga me kuidagi jõudsime selles loos sinnamaale, et selle keisri põhjuseks osutus üks inimene, kellel oli oma traumaatiline kogemus, mille ta pidi kuidagi ümber siis kirjutama või noh, mida sa Jah, mäletad seda jah, lugu? mäletan küll, Jah, et et noh, siinkohal see tähelepanupunkt on ju, et noh, kas tõesti, kui palju siis inimesi peab seal juures olema, on ju, kes igaüks ju mõjutab seda ja protsessi. oma haavade, Ja oma sitapotiga oma ja ta oleme tuleb oma traumadega oma traumadega tuleb ja hakkab see oma traumasid tervendama. läbi sinu kogemuse, mis tegelikult peaks olema A üdini sinu ja jah, lapse vaheline. üdini see või noh, mees ka osalema, et Mhm, see on 2 lapse looja ja lapse protsess mhm, 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 ja teised oma lugudega ei mhm, peaks osalema. mhm, mhm. Ja see on see koht, kus sina oskad Ma selle soolana võin seda ruumi hoida, mhm, aga oma sisemas ma seda ei poolda, et pärast võib pidutseda, aga et selles protsessis oleks palagann või ütleme, vanemad, vanaisad, onud, tädid, õed, vennad väga osaleks. populaarne praegu on fotograaf. Jah, või fotograaf veel, kes lisab vürtsi. Mhm, jaa, selliseid sünnitusi võib endale korraldada, aga mina ei poolda, aga ma võin toetada selliseid, mhm, mhm, aga alati kõige parema tulemuse saab siis, kui me saame selle perega, ema-isaga nagu ühele lainele ja saame asjadest ühtemoodi aru. mhm, Et mhm. tuude ajal ei istu äpis ja vaata, mis nüüd edasi saab, on ju. Siis võtad telefoni ära, Ei, jah? ma ei võta midagi ära, ma lasen olla, ma ei juhi kellegi elu, aga ma ka ei arva sellest midagi, ma ei võta Mhm, midagi ära. mhm. No ma arvan, et meie kuulajad umbes juba saavad aru, kes oleks siis see potentsiaalne rase, kes, kellele võib Ragna lähenemine sobida. Jah, ja alati võib nii ka, et ma see raseduse kuud saadan ja Mhm, sünnitama läheb haiglasse ja koos mehega on nagu pere koos olemine. mhm, See alati ei pea lõppema sellega, et ma lähen sünnitusele kaasa, mhm. ma võin sinna minna, kõik on okei, ka No see on kõik haiglasse, läbirääkimise küsimus, on ju? läbirääkimise küsimus ja ka peale sünnitust on hästi oluline, Mhm, nagu sa tead, naise kinnisidumine, mhm, naise osteopaatiline sulgemine, kõik need protsessid, mis mhm. pärast tehakse, need on Mhm. olulised kohad. Ja see on see, mida sa räägid lihtsalt ja isegi kui sa ei tule kaasa sünnitusele, Ja et siis sa õpetad naist, ma on ju. õpetan ja Mhm, pärast ikkagi tuleb, võib tulla vastuvõtule, kas see ei mhm, pea, aga võib. mhm, mhm. Ja siin ei Sellepärast ole sellist ajalist mingisugust akent, kui palju peab ära ootama, et peale sünnitust jah, sinu juurde tulla uuesti, et sellel ei ole ajalist akent. mhm, Ja osteopaatiliselt on ka, kui beebi sünnib, ma vaatan ta ka osteopaatiliselt üle mhm, ja esimesed 3 päeva on kõige lihtsam tasandada sünnitraumasid. jaa. Et kui on olnud keerulisem sünnitus, siis Osteopaat võib tasandada ja parandada ja muuta kogu eluks, mhm, elu lihtsamaks. mhm, mhm.
nii hambumused, õpiraskused kui kõik need on 3 jah. esimese päeva jooksul diagnoositavad Mhm. ja Mhm. parandatavad. Mhm. Mhm.